Issand, palun vabandust. Kas sa said väga õiget? Pole hullu, pulmadeks saab terveks. Palun vabandust, ma ei teadnud, et sa oled sina. Huvitav, keda teist sa tahtsid niimoodi tervitada siis? Tere hommikust. Tere. Ma tahtsin Otto ära tappa. Kavatsesin seda. Ma teadsin, kuidas ma seda teen. Oot. Pea nüüd hoogu. Kas see on ülestunnistus või? Ülestunnistus. Ma tunnistan üles. Sa tunnistad üles, et sa tapsid Otto Mülleri. Keegi jõudis minust ette. Nii. Sa ei tapnud teda, aga sa kavatsesid. Ma panin talle kohvi sisse rotimürki. Kohvi sisse. Toksikoloogia raport. Puhas. Ma võin igaks juhuks uue tellida. Telli. Ta jäi alati enne magama minekut ühe tassi musta kohvi. Maitsest poleks midagi aru saanud. Aga kui sina oleksid talle kohvi viinud, siis oleks ju kohe välja tulnud. Sa tahad vangi minna? Ma oleks kõigile andnud natukene. Marleenile rohkem. Meil on hiired. Merle toob kogu aeg mürki koju. Ma tapan hiired niisama ära. Mürk lihtsalt seisab. Mõtlesin, et ütlen, et puhastasin sellega kohvimasinat bakteritest. Kas te teadsite? Neid on igal pool. Kas ta Oskari pärast ei kartnud? Mu mees ei joo kohvi. Nii et sina tapad paljaste kätega hiiri. See on nii lihtne. Hästi. Aitäh. Teeme nii, et sa räägid meile nüüd, mis sellel päeval juhtus. Maga, kullakene. Sa ei pea mitte millegi pärast muretsema. Mina olen siin. Mulle meeldib, kui mõis on korras. See käib asja juurde. Miks sa seda hunti tulistasid? Sa ei tea. Mul on väga hea meel, et sa meile kõigest nii detailselt räägid. See annab
selge pildi teie elukorraldusest. Anna mulle andeks, aga ma näen, et sina oled selles majas tasuta tööjõud varavalgest hilisõhtuni. Miks? sa vist ei ole kõige teravam, Kriit, ega ju? sa mõisat oled näinud? Olen küll. sa tahaks ka sellises elada ju. kui sul on selline maja, siis on kõik kogu aeg hästi. saad aru? nii et teie elus on olnud aeg, mil kõik ei olnud nii hästi. inimesed ütlevad, et lapsepõlv on ilus aeg. inimesed on lihtsalt lollid. meid oli 7. Tiiule ja Matile meeldis lapsi teha, aga mitte nende eest hoolitseda. ma olin keskmine vanuselt, välimuselt. koolist visati välja. kõik arvasid, ma jäängi koju. mul ei olnud ju kedagi ega midagi. ma ei olnud mitte midagi. aga ma ei ole oma vanemaid juba 25 aastat näinud. ja kas te ei igatse nende järele? Aga miks sa ei ole 25 aastat oma vanemaid näinud? Sest ma kohtasin Ottot. meil oli kodu ümber mets. no muud seal ei olnudki, mets, põllud, mitte hingelistki. õnnelik lapsepõlv. mul oli kogu aeg kõht tühi. totaalne nälg. unes nägin vahest praekartuleid. kodus oli ainult viin. viin. ma läksin metsa hapuoblikaid korjama. sa päriselt oled näljane, siis sööd kas või muru. nagu polekski inimene. siis käis pauk. ma läksin sinnapoole. mingi mees lamas surnult, auk peas. sambla peal oli kõrval ilus must püstol, võtsin selle kätte, läksin edasi. eemalt tee pealt nägin Ottot kõndimas. püksisääred verepritsmeid täis. no seda ma nägin pärast. kõigepealt ma nägin hunti. lõrises. näljane nagu mina. veri, teate, haiseb. kruus krabises, kui ta Otto suunas sööstis, ma lasin raisa hüppe pealt maha. Papa. lihtne. Nii et sa väidad, et kogu see hundilegend on vale? Te tahate öelda, et Otto ei tapnudki ise seda hunti? see on meie saladus. See mees seal metsas, kelle kõrvalt te püstoli leidsite, kas ta oli ennast ise maha lasknud? Kas te teadsite, kes see oli? tal oli sündimärk vist siin. Kas nad olid Ottoga koos tulnud? seenel nad igatahes ei käinud, ämbreid neil küll kaasas polnud. Ja te ei ole sellest mitte kunagi varem rääkinud? keegi pole küsinud. Mind huvitab, kuidas te Ottot kirjeldaksite? mis mõttes? Kas ta oli halb mees, hea mees? mees nagu iga teinegi. nuuskas sõrmedega nina ja sülitas maha. vahel rääkis mulle Siberist. 60 aastat oli möödas, aga ta ikka veel mäletas nälga, külma ja üksildust. teised ei saanud sellest aru. mina sain. Kuidas ta teiega käitus? hästi. ega ma ei mõelnud temast kui inimesest. ta oli minu kuldkala. Kuldkala? et ma läksin metsa süüa otsima ja leidsin sealt kuldkala, kes küsis, tüdruk, mida sa tahad? Ja mis te talle ütlesite? no ma tundsin ta kohe ära. meie külas vaadati alati televiisorit, kui olid spordivõistlused. me kõik teadsime Maadle, Otto Müllerit, Oskari isa. Oskar oli just pääsenud 10 võistluse koondisesse. ta on ikka kõige ilusam mees, keda ma kunagi näinud olen. no ma ei pidanud pikalt mõtlema. Mõtlesin, Otto, ma tahan su poega.
Kuule, see naine ei ole normaalne ju. No kui alkohoolikutest vanemad saavad lapse, siis see on suhteliselt normaalne tulemus. Kui ta on süüdimatu, siis sellest jutust pole mitte miskit kasu. Kogu see tunnistus on mõttetu, lihtsalt raiskama aega. Ma uurisin öösel veel selle kohta. Lukas Tamme kadumine 90-ndatel, see oli suur skandaal. See oli samal perioodil, millest Annekin meile just rääkis. Vaata. Lukas Tammel on näos sünnimärk. Kas see on võimalik, et Otto lasi ta maha? Kavatses selle enesetapuks lavastada? Hm? Tubli. Tubli. Kujuta ette, kuidas elu oleks läinud, kui Anneken ei oleks seal metsas olnud. Agnes, kuule. See on uskumatu, et ma räägin sulle seda, mida tavaliselt mulle räägitakse, aga sa pead seda kõik rahulikumalt võtma. Tõesti. Kui sa läbi põled, siis pole sellest mitte kellelegi kasu. Mulle kõige vähem. Ma tean. Näe. Mis see on? Sulle. Kunagi nooruses tegin bändi. Tahtsin muusikuks saada. Nüüd ka vahel proovin midagi. Sa ei pea kuulama seda, ma lihtsalt... Aitäh. Ja, et sa seda hommikul pooleks ei löönud. Kas te nägite metsas seda meest? Jah. Ma saadan päringu. Saame uurimise uuesti käivitada. Just. Nii. Otto andis oma poja sulle meheks. No, see jutt läheb üle igasuguse piiri. Sa võid uskuda, mida sina tahad, aga see ei tähenda, et mina ei võiks uskuda oma isikliku muinasjuttu. Sa tahad öelda, et Oskar Müller oli nõus sellega, et tema isa sundis teda armastuseta abiellu. Oskar armastab mind. Kindlasti armastab. Palun rääkige meile edasi sellest viimasest päevast. Targem oleks vist rääkida eelviimasest päevast. Otto oli vihane mees. Tal oli alati midagi puudu. Anna siia. Anna siia. See ei ole naiste töö. Anneken, ma tahan sinuga rääkida. Sa tead Marleeni, jah? Jaa. Ta meeldib mulle. Temas on südikust. Võitleja vaim. Nagu sul. Kui on vaja midagi ära teha, siis ta ei mõtle, vaid teeb. Ma tahaksin anda talle võimaluse. Ma tahaksin meie suhtele anda võimaluse. Muidugi ma saan aru, et see teeb Merlele haiget. Ja mõned tüübid hakkavad rääkima, et vanamees on hulluks läinud, aga rääkigu. Ma ei ole niikuinii inimeste suust midagi mõistlikku kuulnud. Kuradi saapad. 500 eurot. Kurat, normaalselt käia ei saa. Mul ole hea. Äkki sa saad kätte. Proovi. Oh, kurat. Aitäh. Sina oled tugev ja tubli tüdruk. Kui sa endale natuke normaalsemad ilbud selga otsiksid, saaks täiesti pandav veel. Sina ei ole siuke peenutsev, pikk siidikäsi. Proua saab väga pahaseks. Saab küll, jah. Mitte ainult proua. Kuule, kas sa Hispaanias ei tahaks elada? Ei, mulle meeldib siin. Ja. Oskar ei tahaks äridest loobuda. Nagu nuga. Ei, kurat, mulle meeldib, kuidas su pea töötab. Ja sul on õigus. Ja.
Oskar muidugi, poiss tahaks juba ammu minu kohta endale saada, aga mis teha, kui ma ei taha anda? Kuule, aga ikkagi, elaksite seal Hispaania päikese ja palmide all. Mul üks tuttav müüb seal ühte toredat pisikest hostelit. Saaksite seda kahekesi majandada. Mine tea, võib-olla soojas kliimas. Äkki lööks isegi kustunud kirglõkkele. Kingiksite mulle mõne järeltulijagi. Vaatan teid ja mõtlen nagu 2 vana inimest. Ise veel noored. Keppi üldse ei tee enam või? Paradiis. Paradiis! Kellele? Kelle jaoks? mulle ei meeldi lapsed. Näe. Aitäh jälle. No, tõmba. Tõmba. Hea küll, hea küll. Kõik teised olid tema arvates süüdi. Ma kavatsen võtta uue naise. Saada temaga lapsi, nii palju kui torust tuleb. Tõelisi müllerite verega järeltulijaid. Keegi võib kuulda. See siin on minu maja! Kuulake, kui tahate! Aga tal ei olnud õigus. See ei olnud ainult tema maja. See on meie kõigi maja. Me oleme perekond. Raha. Ega kodu ei ole ainult seinad ja mööbel. Need on need inimesed seal sees. Me kõik hoidsime Ottot. Ainult tema ei saanud sellest aru. Kas te teate, et tal ei olnud 2 keskmist varvast? Ta jäi neist ilma juba lapsena. Siis kui isa sundis teda märgade saabastega suusatama, teda kiusati koolis. Ta rääkis mulle, kui poisid sündisid, siis esimese asjana ta vaatas, kas varbad on olemas. Ei, Otto ei tahtnud halb mees olla. Ta ei saanud aru, et mida ta teistele teeb. Ta ei saanud sellest kunagi aru. Anneke. Ma tahtsin sinu käest midagi küsida. Kas sa tahaksid vahest, et su elu oleks teistsugune? Et sa ei peaks siin elama koos vanakestega hallis argipäevas? Ma ise valisin selle elu. Kui mina saaksin valida, siis ma tahaksin küll uuesti olla noor ja ilus ja sale. Sa tead, kui kaunis ma kunagi olin? Ma olen pildi pealt näinud. Kui ma saaksin uuesti olla noor ja Otto tuleks jälle minu juurde ja kutsuks mind tantsima. Sa teadsid, et Ottol on uus tüdruk? Marleen Valgast, ettekandja. Leedsaarte juures said tuttavaks. Küll see tal üle läheb, proua, nad ei jää kunagi kauaks püsima. Sa oled hea tüdruk. Mul oli Merlest nii kahju. Ma arvan, et siis ma hakkasingi esimest korda mõtlema mürgist. See lihtsalt tuli mulle pähe. Aga mis siis, kui ma mürgitaksin Otto ära? Ja nii, kui ma seda mõtet mõtlema hakkasin, ei saanud ma sellest enam lahti. Ega sa Monika teed praegu? Seda on sildrima või? Sul aed on korras. Ei ole, mul tuli üks asi vahele. Isale ei meeldi, kui asjad tulevad vahele, eriti täna, kui tal on... Oot. Sa ütled, et Merle ja Oliver vestlesid foajees
ja Merlel oli joogamatt süles. Hästi. Jätka. Kas sa rääkisid oma mürgitamise mõttest Oskarile? Loomulikult mitte. Ma nägin, et ta oli niigi mures. Ta ei oleks Otto peas karvagi kõverdanud, isegi mitte enesekaitseks. Kallis, kas isa on kabinetis? Ei, ta ei ole veel tulnud. Mis juhtus? Sa ju tead, isa saab 65, eks? Jaa. Kas ta ei võiks pensionile jääda, mis sa arvad? No mõtlen, see on ju selline vanus, kus elutöö on tehtud, istud rahulikult tugitoolist, tunned rõõmu oma saavutustest. Otto ei hakka kunagi niisama istuma. No miks mitte? Võiks ju. Kui sa oled finišijoone ületanud, no miks sa enam edasi jooksed? Ma teadsin, millest ta mõtleb. Sadamast. See oli tema unistus, mitte Hispaania, vaid Eesti meri. Palju õnne sünnipäevaks? Tänan. Ja mis ma sünnipäeva kingiks saan? Mu lemmikkook. Väga tore. Vanaema kohupiimakook. Ma ei ole kunagi oma vanaema näinud, aga näed, ema kaudu tean. Vanaema kohupiimakook. Tee hästi, tee korralikult. On ju? Kuku. Korralikult. Kuradi sadamatöölised, noh. Vaat vanasti oli raske elu. Aga tänapäeval, kurat, suitsupausi otsa, kurat, ületunde ei tehta, mitte midagi, ainult raha, anna raha. Lahti lasta, kõik tuleks lahti lasta. Oskar ütleb, et teeme kompromissi. No mis kuradi kompromissi sa teed sellistega? Lumpen, on ju? Lumpen lahti lasta, eks ole? Saad aru? Kõik tuleks lahti lasta, kõik! Ma mõtlesin, et see mees küll pensionile minema ei hakka. Ta oli nii viha täis, et lausa põles. Polnud mingit võimalust, et ta loobub. Läte. Sa viljakohvi mäletad veel või? Jah. Ja šokolaad Viks. Kui ma esimest Viksi šokolaadi maitsta sain, siis ma mõtlesin, mul pea plahvatab midagi nii head, ma poleks osanud ettegi kujutada. Oskariga on sama asi. Kui ma temaga abiellusin, siis oleks nagu päike pilve tagant välja tulnud. Kõik valgusega üle kallanud. Kogu viletsus. Põletatud, hävitatud. Näinud. Ma olen nii õnnelik. Täiesti kõigest ükskõik. Latte on tegelikult täiesti tavaline piim ja kohv. Täiesti tavaline. Siin ei ole mingit maagiat. No sina arvad muidugi, et on. Oskar on ikkagi mees. Saad aru? Mees. Tal on hing. Ja see hing sai iga kord haiget, kui Otto teda alt vedas. Otto lubas, ta ei teinud. Oskar uskus. Iga kord lootis. Siis kui Otto köögist ära läks, siis ta unustas raamatu sinna. Tõde ja õigus, nagu ta kummastki midagi teaks. Ma leidsin selle vahelt elukindlustuse Marleenile. Siis ma sain aru, et see on alles algus. Ma leidsin midagi. Otto sai hommikust. Ma nägin, et tal oli see käes. Mida see peab tähendama? Et Ottol on nüüd Marleen. Ei, mingit Marleeni ei ole ega tule. Ta küsis minu käest Hispaania kohta. Hispaania?
et kas me tahame sinna elama minna. ja mis sa vastasid? Hispaania on ainult tema võimalus meist lahti saada. mis asja ta mõtleb? Kes see Marleen üldse selline on? Ma ei ole temast elu sees midagi kuulnud. Otto rääkis mulle temast. Ta on noor ja ilus, ettekandja. Tundub, et asi on tõsine. Mida teab üks ettekandja meie elust? Mida me teeme nüüd? Sa pead midagi ette võtma. Ja siis tuli veel see poiss, Robert. Sellest pidi saama meile kõigile koha kätte näitamise õhtu. Me kõik pidime nägema, kes on majas peremees. Kogu see jutt lapselastest. Teda lihtsalt vihastas, et teistel oli midagi, mida temal ei olnud. Robertist oli tal tegelikult täitsa kamakaks. Hoidis tal lihtsalt kõik need aastad silma peal, et kas üldse lasta ligi või ei. Kas teie Oskariga ei tahtnud lapsi saada? Kogu mu lapsepõlv oli täis lastekisa ja katkiseid mänguasju, me lihtsalt peksime üksteist. Ma ei ole seda unustanud. Nii et te isegi ei proovinud? See võis ju raske olla Otto survele vastu seista. Kuule, see mees ei saanud isegi hundi tapmisega hakkama. Ta tuleb mulle ütlema, mida ma pean tegema või. Kallis, mis sa arvad, kui me läheksime siit ikkagi minema? No ma mõtlen, et sa oled siin õnnelik. Sinuga koos olen ma igal pool õnnelik. Isegi kui ma ei ole Sadama juhatuse esimees. Jah. Saad aru, ma tahan lihtsalt, et see kõik kuuluks mulle. Mul on ometigi ju vanem poeg. Sa oled selle ära teeninud. Kas sa ei arva, et siin majas võiks lõpuks ometi kehtima hakata kord? Jaa. Ma sain aru, et niimoodi me enam jätkata ei saa. Ma pidin midagi ette võtma Oskari pärast. Ma otsustasin, et teen sellele jamale lõpu. Muretsesin ainult Merle pärast. Otto oli ju ikkagi tema mees. Issand, sina oled kullaka, sa ehmatasid mind. Ma tulin siia, et natukene mõtteid koguda ja üks taim tahtis ümber istutamist. Kas sa nutad? Täna on emotsionaalne päev olnud. Robert ja... Marleen. Käisid temaga rääkimas. Sellest ei ole mingit kasu. Ta on laps alles. Ahne väike lipakas. Ma ei oleks selles nii kindel. Noortele tüdrukutele on väga lihtne muljet avaldada. Ostad paar ilusat hilpu, viid limusiiniga sõitma, teeskled, et oled tõeline härrasmees. See võib tundeid tekitada. Sest mis see armastus on? Ilusad silmad, paar kena žesti ja juba sulle tundubki, et see kõik on saatusest ette määratud. Otto ei tohiks niimoodi perele selga keerata. Aga kui see ongi see, mida ta tegelikult tahab? See ei ole õige. See ei ole õiglane. Kas sa näed, mida ta Oskariga teeb? Jah. Kas sa armastad Ottot? Jah. Kuidas sa lased tal kõike seda teha? Ta peaks olema sinu oma. Aga äkki tema päriselt armastabki Marleeni? Sa oled temast juba loobunud. Mina ei saa Otto eest otsuseid teha. Kui mina ei ole talle piisav, kui meie kõik ei ole talle piisavad, siis mul ei ole mitte midagi muud teha, kui lihtsalt käed puhtaks pühkida. Ma sain aru, et ka proua on hull. Kui sa kedagi armastad, siis sa võitled selle eest, et ta kuuluks sulle. Kui ma tahtsin, et Oskar oleks õnnelik, siis ma lihtsalt pidin Otto tapma. See naine on kas nõdrameelne või ta on salakaval.
ma tellisin Otto verest uue analüüsi mürgi asjus. Eks ole näha. Tema oleks küll julgenud Otto maha lüüa. Kuule. Aga järsku see jutt mürgis, see on lihtsalt vee sogamiseks. Mida rohkem nad räägivad, seda segasemaks see kõik muutub. Kui Anneken relva ära peitis, no siis me ei leia küll seda kunagi. Kuule, minu meelest see on alles jäämäe tipp. Agnes. Ma olen 20 aastat politseis töötanud. Ja ma saan väga hästi aru, kui midagi on valesti. Sa ei suuda minu eest midagi varjata. Suhkur, sidrun, kohvi. Kofeiin imendub kiiresti verre. Russian Coke. Ja sina narkos peaksid seda teadma ju. Mis lahti on? Kas miski hirmutab sind? Millal sa kavatsed mulle rääkida, mis hommikul juhtus? Esiteks, ma arvan, et kui Anneken oleks Otto tapnud, siis ta ei räägiks seda kõike meile. Ja ta võtaks kellegi teise kuritöö omaks ainult siis, kui see keegi teine oleks Oskar. Teiseks, ma arvan, et teda on elus väga palju kordi alahinnatud. See on tema eelis. Ta teab palju rohkem, kui ta meile räägib. Kolmandaks, mulle väga meeldib sinuga koostööd teha. Vabandust. Vabandust, ma sain valesti aru lihtsalt. Ei, lihtsalt. Me töötame koos. Ikka vii. Kahju, et vereproovis arseeni ei olnud, jah? Räägi lihtsalt, mis edasi sai. Siis oli pidu. Sõime-jõime. Marleen sadas sisse, Merle lasi jalga. Moonika tõmbas nõud kildudeks. Ja vaat siis läks põnevaks. Ma mõtlesin, et ma meelitan Otto majast eemale ja keegi ei näe mind. Me lähme metsa ja ma lasen ta maha. Siis teen näo, et ma ei tea midagi. Räägin äripartneritest, kes tema surma ootavad. Neid on mitu. Mind ei kahtlusta keegi. Aga pimedus oli mu vaenlane. Keegi teine võis meie lähedale sattuda. Ja siis ma nägin neid, Reelit ja Oliveri, kes oli ootamatult isaks saanud. Ma ütlesin Ottole, et mulle ei meeldi lapsed, ja see ei ole päris tõsi. Ma ei saanud talle tõtt rääkida. Muidugi me tahtsime lapsi. Väga. Me proovisime, aga Oskaril on probleemid. Olid. Ma otsustasin, et parim on ikkagi mürk. Ottol oli kombeks juua enne magama minekut tass kohvi. Võisin ju hiljem öelda, et puhastasin masinat ja unustasin ära. Õnnetus.
teed siin luured meie järele või? Teie järele. Kurat, see Marleen, segane raisk, ta oli mul silmasiniseks on või? Mis pauk see oli? Ma ei tea. Kuule, anna kohvi. Ei, sina küll ei saa. Mis asja? Putkas, mis asja siis? Nojah, see on kõik. kõik. sa ei läinud elutuppa. sa ei tahtnud teada, mis juhtus. Niipea, kui ma pauku kuulsin, ma sain aru, et keegi on minust ette jõudnud. Ma läksin kähku kööki, et kohva ära valada. kas Marleen jooksis ka teist mööda? Mina teda küll ootama ei jäänud. Pealegi ma ei usu, et tema oleks võinud seda teha. Moonikaga on muidugi teine lugu. Te just ise ütlesite, et Moonika oli Otto toas. Seega ta ei saanud tulistada. Te ei tunne Moonikat, ega Moonika ei ole naine, kes ise midagi teeks. Tema eest tehakse. nii et sa kahtlustad Moonikat kaasosaluses? Ma olen selle peale mõelnud. Ma kuulsin, kuidas nad päeval Ottoga tülitsesid. Tema magamistoa eestoas. mille üle? Ma ei mäleta. Vahel on parem, kui kõike ei mäleta. miks just Moonika? Miks mitte näiteks Reeli? Mina ei ole politseinik, küsige ise tema käest. Mis kell on? 14:10. Ma pean minema. Õhtusöök ootab, leinajad tulevad täna. Ma võin ju minna, ega ma ei ole arreteeritud. ei ole. See võiks ka olla keegi väljaspoolt, keegi, keda üldse ei kahtlusta. Näiteks, mida sina seal tegid eelmisel õhtul? Ma nägin, sa läksid Otto kabinetti. See ei olnud mina. Ära valeta. See ei ole viisakas.